Aadu Udeküll, astu julgesti ligemale, kohe alustame. Lugupeetud siia kogunenud inimesed, alustame Porkuni lahingu 81. aastapäeva mälestusteenistusega Eesti Vabariigi hümniga. Hümniks palun püsti tõusta. Alustame sõnavõttude ja pärgade kimpude asetamisega siia ühiskalmule. Annan kõigepealt sõna Tapa vallavanemale härra Riho Tellile. Head inimesed, 21. september 1944. Porkuni lahing, valus lehekülg meie ajalooraamatus. Eestlased eestlaste vastu võitlemas oma ideede ja Eesti vabaduse nimel. Nüüd, aastakümneid hiljem, on meil lihtne hinnata, kes võitles õigel ja kes valel poolel. Raskem on ennast ette kujutada olukorda 81 aastat tagasi õiget otsust langetamas. Toonast olukorda on tabavamalt iseloomustatud Mats Traadi raamatu ainetel vändatud filmis Tants aurukatla ümber, kus kaks noort sõpra arutlevad sõja eelõhtul. Meie asi on kehvnoi, ütleb üks. Kui me homme sõjaväkka ei lähe, siis panevad sakslased meid seina äärte. Aga kui venelased tagasi tulevad, algab Siberisse sõit. Ja edasi. Mis sa siis teha mõtled, kui sulle vend järsku rindel vastu satub? Teine vastab. Ega me üksteist tapma ikka hakka. Ärgu nad lootkugi. Ega me mingid mõrtsukad ole. Nii see on, vastab esimene.
aga te sõdite ju erinevate ideede eest. Ideede ees surema ühe ilusa sõna pärast, vastab teine. Täna kogunevad murepilved taas idapiirile. Euroopas käib sõda. Ukraina võitleb 4. aastat enda, meie ja Euroopa vabaduse eest. Täna on otsustada lihtsam, sest valikuid on vähem. Ja õigeid valikuid on õigupoolest vaid üks. Kaitsta iga hinna eest oma vabadust. Selleks me peame valmistuma ja vajadusel valmis olema. Igal lehel on 2 poolt. Esimene pool lehekülge on valus mälestus Porkuni lahingust. Teine pool on õppetund ajaloost. Sügav kummardus Hanno Tammele, Ülo Tähistele, Aadu Uudmäele, Ain Aasale, Toomas Uudebergile ning paljudele teistele, kes te olete aidanud Porkuni lahingu ajaloo õppetunni lehekülge koostada ning mäletada. Elagu Eesti! Mälestusteenistusega jätkab kaplan Tauno Toompuu. Auväärsed kohalviibijad, mälestame taas kord Porkuni lahingus langenuid, see mälestus palvusega. Loen siin Porkuni ristide juures ühe pühakirja lõigu, kus Kristus ütleb, kui keegi tahab käia minu järel, siis salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest iganes, kes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Ristil on meie militaarajaloos oluline tähendus. Vabadusrist on kõrgeim tunnustus, mida vabadussõjas võidelnutele 1919. sajandist alates anti. Täna vabadusriste välja ei jägata, siis ometi meie vabadussõjas langenute mälestusmärkidel on sellel ristil auväärne ja oluline koht. 19. sajandi Reisimaal hakati välja andma raudristi, mille on hiljem pälvinud ka 1944. aasta lahingutes võidelnud Eesti mehed, väejuhid Alfons Rebanen, Harald Riipalu. Taoliselt rist on vapruse, ustavuse, kangelaslikkuse sümbol. Iidsete rüütlite aegadest on ristil ja mõõgal oma seos. Kui lahing oli peetud ja mõõka enam vastase vastu ei olnud vaja üles tõsta, siis võis selle lüüa maa sisse. Käepide püsti nõnda, et tekib risti kujutis. Ja selliselt ristiks saanud mõõk sümboliseeris võidetud võitude tähtsust, langenute mälestust ja ka sõja traagikat. See tuletab ka meelde, et me ei saa unustada sõda. Me ei saa unustada selle koledust, aga kindlasti mitte langenute mälestust. Rist saab omal moel mõõgaks, aga siis, kui me võtame teda kui innustuse märki ja sümbolit meie jaoks täna. Ta saab lootuse märgiks ja julguse andjaks ja kinkijaks. Rist on taolisel moel kõige selle tähistajaks, mis on meile kallis. See on oluline. Meie kodu, kodumaa, meie rahvas, riik, meie vabadus, meie esivanemad ja nende poolt meile edasi pärandatu. Kõik see, mille nimel me oleme valmis
võitlema ja kui tarvis ka andma oma elu. Keegi on öelnud, kui sul ei ole millegi pärast surra, siis sul ei ole ka millegi pärast elada. Kõik see, mille nimel me oleme valmis minema välja, on meile justkui selleks ristiks. Ja nagu Kristus ütleb, vaid sina saad seda teha. Keegi ei saa meie eest meie võitluse võidelda. Meie ise peame seda tegema. Mälestades Porkuni lahingus langenuid, tuletame meelde, millist hinda on nemad meie eel käinud, olnud valmis maksma. Tänu nende pühendumisele ja võitlustele on meil täna eriline eesõigus neid meenutada. Kuid selle tänumeele ja esivanemate panuse tunnistamise kõrval ei tohiks me unustada, et meie homne päev ei ole enam nende kätes, vaid juba meie kätes. Nemad on oma võitlused võidelnud, nemad on auga pärandanud meile selle, mille üle me täna tohime olla uhked. Nüüd on meie kord. Meie valikud, meie hoiakud, meie panus määrab selle, kas Eesti on vaba ka homme, 10, 50, järgmise 80 või 100 või 100 aastate pärast. Me teeme seda panust andes Kaitseväes, Kaitseliidus. Teeme seda koolides õpetades noori, julgustades kirikutes inimesi. Teeme seda erinevates organisatsioonides, kes püüavad esil hoida aateid ja Eesti vabaduse hinda ja väärtust. Olgu siis täna siin Porkuni lahingupaiga memoriaalil need ristid, mis siia kivisse on püstitatud meeldetuletuseks, et meie võitlused on meie endi võita. Ehk nagu pühakiri ütleb, sinu rist ei saa kanda keegi teine kui sina ise. Ja teistpidi, meil kõigil on midagi, millega me saame panustada. Eesti vabaduse, Eesti alles jäämise jaoks. Eesti sõdurivõitlused ei tohi mattuda mineviku tolmu ega kaduda unustuste udusse. Täna austagem Porkuni lahingus võidelnute mälestust. Ärme unustaga nende ohvri suurust ja meie ülesannet seista nende tegude kõrgusel. Langetagem pead langenute mälestuseks ja palvetagem meie kodumaa ja iseendi eest. Kõige väeline. Me täname siin meie eelkäinud põlvkondade eest, nende meeste vapruse, otsuse kindluse, nende võitluste eest. Me palume, kingi sina kõigile, kes Porkuni lahingus langesid, igavene rahu. Sinu igavene valgus paisku neile. Olgu meil täna meelekindlust ja otsustavust jätkata seda, mida nemad edasi viisid. Hoides alal neid väärtusi, teistes Eesti eest. Eriti täna keeruliseks ja turbulentseks muutunud maailmas. Kingi meile kõigile tarkust, teha arukaid otsuseid, et meie vabadus võiks kesta ja Eesti jääks püsima. Palun nende sõnadega, mida Kristus ja innustaja, julgustaja meile on kinkinud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu ja varjaku teid kõiki kolmene Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.
esineb Väike-Maarja pasunakoor.
härra Tiit Põder, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esimees. Palun, sõna teil. Head kokku tulnud kaasvõitlejad. Tahan väikese ajaloolise ülevaate teha sellest, mis viis Porkuni lahinguni. 23. augustil 1939 sõlmisid kaks sotsialisti, rahvussotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik Venemaa mittekallaletungi lepingu, milles jagati ära Ida-Euroopa alad. 1. septembril 1939 algas Teine maailmasõda, milles Nõukogude Liit ja Saksamaa vallutasid Poola ja pidasid ühise võiduparaadi Brestis. 24. septembril esitas Nõukogude Punase Venemaa valitsus Eestile ultimaatumi sõjaväebaaside kohta, moodustamise kohta Eestis. Eesti kaitsevägi oli tollal umbes 15 000 meest. Taheti sisse tuua 35 000, kuid lõpuks lepiti kokku 25 000 peale. 18. oktoobril 1939 marssis 25 000 Punaarmee üle Eesti piiride baasidesse. Seda baaside lepingut ei pidanud tiblad kuigi kaua kinni. Juulis 1940, või mitte juulis, juunis 14. juunil lendas Tallinnast Helsingisse Soome reisilennuk Kaleva, kus olid 7 reisijat ja 2 pilooti. Üks Ameerika diplomaat, 2 Prantsuse diplomaatilised kullerid ja ärimehed ja 1 Eesti kodanik. See tulistati alla Nõukogude pommilennukite poolt. Edasi järgnes 17. juunil 1940 100 000 Punaarmee sissemarss Eestisse. Eesti okupeeriti ja moodustati nii-öelda Nõukogude valitsus. Eesti sõjavägi oli valmis vastu hakkama, kuid mida ei tulnud, see oli käsk. Valitsus reetis sõjaväe. 14. juunil 1941 toimus suur küüditamine, kus üle 10 000 Eesti ärimehe, poliitiku, sõjaväelase ja talumehe küüditati Venemaa avarustesse, millest paljud tagasi ei tulnud. Samal päeval viidi Värska laagrist üle 360 ohvitseri surmalaagritesse, kes maha lasti. Sõda algas 22. juunil 1941 ja ma olen rääkinud siin paljude korpuse meestega veel enne. Ja nad on öelnud, et neil ei olnud valikut, aga valik oli küll. Tähendab, tuletan meelde, et kolonel Koern, major Hirvelaan, major Kurg ja samuti Eesti territoriaalkorpuse ohvitserid sõdurid, kes Taara ja Russa all ja Pihkva ruumis kuskil üle 4000 läks sakslaste poole üle. Samuti oli valik ka Velike Luki all, kus 6.–7. detsembril 1942 umbes 2000 Eesti sõdurit läks üle sakslaste poole. See on muidugi ajaloos väga erakordne juhtum, kus sisse piiratud linna lähevad üle piirajad.
kui veebruaris 1944 ületas Punaarmee Eesti piiri, siis kutsus tolleaegne peaminister presidendi ülesannetes Uluots kaitsma Eesti piire. No mis siis, et vales mundris, kuna Eesti mundrit võtta ei olnud, aga käisel oli riigi embleem ja kraenurgal Vabadusseisti kujutis. Need mehed hoidsid rinnet Narva ruumis ja Sinimägedel kinni peaaegu 9 kuud. Selle aja jooksul sai ligi 80 000 eestlast välismaale minna. Samuti moodustati Eesti valitsus, kes jätkas tööd eksiilis. Sinimägedelt taganenud väeosad kohtusid siin Punaarmee Eesti korpuse väeosadega. Need olid sisuliselt ajupestud ja osa neist olid ka Eesti ohvitserid endised, kolonelleitnandid auastmes. Ja keegi ei takistanud, tähendab, vangi ei langenud Eesti sõdurite maha laskmist. See on Genfi konventsiooni järgi sõjakuritegu. Samuti nagu Avinurmes kirikus mõrvati haavatud Eesti sõdurid. Seal Avinurmes oli 27. laskurpolgu komandöriks Nikolai Trankman, kes oli kunagine riigireetur, kes müüs maha Narva kaitsevööndi plaanid venelastele, sai küll karistusega, kui 40. aastal kommunistid võimule tulid, siis vabastati ta ja ta oli ka hävituspataljoni üks komandöridest Narvas. Et praeguse seisuga on meil liitlased olemas ja kaitsevad meie õhuruumi ja maapiiri. Ja tahaks lõpetada Lennart Meri sõnadega. Eesti ei ole enam üksi ja tahan veel meelde tuletada, et on olemas kehtiv Kaitseväe juhataja kindral Einselni käskkiri number 1 1. jaanuarist 1995. Selle käskkirja kehtivust on tunnustanud isegi president Kaljulaid. Tänan teid. Sõna saab Taimo Heinberg, Eesti Leegioni sõprade klubi. Auväärt Eesti rahvas täna siin Porkunis. Täna 81 aastat tagasi tuli Eesti sõjameestel siin Porkunis võidelda vihatute Nõukogude okupantide vastu. Meil oli 44. aastal pärast Jüri Uluotsa kutset 2 diviisi, 20. relvagrenaderi diviis ja 300. eriotstarbeline diviis. Sellest diviisist 300. võitles siin Porkuni lahingus 2. ja 4. erikaitserügement. Eesti poole kõrgemaks sõjaväelaseks, aga tänasel hetkel oli Eestis seaduslik valitsus 81 aastat tagasi, mida juhtis Otto Tief. Jüri Uluots oli Eesti Vabariigi seaduslik peaminister ja Vabariigi presidendi kohusetäitja alates 16. juunist 1940. See, et Päts vabastas ta 21. juunil, see ei olnud enam kehtiv, sest 17. juunil okupeerisid Nõukogude okupandid kogu territooriumi. Ja kuna sõja ajal ei olnud teada, milline on presidendi seisukord, siis kuulus tema võim põhiseaduse kohaselt vabariigi peaministrile. Jüri Uluots omas seda võimu kuni oma surmani Rootsis 45. aastal. Tal õnnestus üle mere põgeneda paadiga, kuigi see paat lekkis ja oleks peaaegu põhja läinud. Tema viis kaasa Eesti riigi seadusliku riigipea volituse eksiili.
muidugi pääses ka ainuke Tiifi valitsuse liige Eestist siit üle mere, kelleks oli Helmut Maandi, kes oli nimetatud riigisekretäriks. Ülejäänud, siia jäänud Tiifi valitsuse liikmed represseeriti Nõukogude okupantide poolt. Ja seepärast me ei pea käima seal Loksal austamas neid Nikolai Trankmanni mehi ja eriti häbiväärne on see, kui seda tehakse Eesti kaitseväe mis tahes väeliigi vormis. Seal on tõesti koht, las käivad Vene saatkonna omad ja viivad lilli. Ja ma tõesti olen korduvalt väga pahane selle üle, et Tapa vallas ei suudetud siiski seda memoriaali, mis on sinna ebaseaduslikult Nõukogude okupantide poolt rajatud ühe talumehelt konfiskeeritud maa peale likvideerida ja kuskile mujale kalmistule need säilmed ümber matta. Sõjamuuseum, ma arvan, oleks saanud selle tööga suurepäraselt hakkama. Aga ju on siis ikka tahet austada neid Nõukogude okupante, nii nagu omal ajal Andrus Ansipilt, kelle vastu ma Riigikogu saalis 2007. aastal võitlesin, et pronkssõdurit enam kunagi üles ei panda. Millegipärast pandi see ülesse ja tänase päevani käiakse sinna lilli viimas, peale Ansipi on viinud sinna veel lilli Yana Toomid ja muud tegelased, aga siis üks partei ikka räägib, et meie oleme need õiged isamaalased. No ei ole nii, ei ole, armsad sõbrad. Aga ma läheksin tagasi natuke ajaloo juurde, sest Soome poisid tulid koju 19. augustil 1944 Paldiski sadamasse. Ja läksid kohe sealt nende esindajad ka Jüri Ulotsa juurde ja Jüri Ulots palus neid, mehed, olukord Emajõe rindel on väga katastroofiline. Võtke Saksa relvad ja võidelgem oma maa ja oma rahva vabaduse eest. Ja nii sai Soome poistest legendaarse 46. rügemendi 3. pataljon. See puhastas mõne päevaga Emajõe luha Nõukogude okupantidest, kandes muidugi ise ka väga suuri ja raskeid kaotusi. Ma käisin ka see aasta Pilkal kõnelemas. Ja me peame tänama neid sõjamehi ja oleme muidugi õnnelikud, sest tänasel päeval on Eestis teada 4 Eesti Leegioni veterani. Nende hulgas on sõjahaavaga metsavend. Meil ikka räägitakse, et viimane metsavend ja viimane metsavend. Tehakse näidend ka, et viimane metsavend. Viimane metsavend on täna täitsa elus ja terve. See metsavend võitles enne Eesti Leegionis Paul Maitla 45. rügemendis, Maitla pataljonis. Selle mehe nimi on Ilmar Lokka. Ta on 98-aastane täna. Sünnid 1927. Aga haavata sai ta alles metsavennana. Nii et viimane metsavend ja ei ole kõige käsitleda seda sõna viimane, sellepärast et on veel metsavendi. Tänavu aasta suri üks metsavend, kelleks oli Narva pataljoni võitleja Elmar Mõttus. On surnud veel 2 metsavenda, üks oli tuntud kirikuõpetaja Eenok Haamer ja Vissak, Georg Vissak, kes oli üle 100 vana, tema oli ka metsavend. Nii et, aga Eestis on veel lisaks siis Ilmar Lokkale veel metsavendi. Nii et kõik metsavennad ei ole ka surnud. Millegipärast meil need inimesed, kes ajalugu ei tea, räägivad meil ajalugu ja kirjutavad ka ja see on kõige häbiväärsem, et kui ei tea, siis ei tasu nagu kirjutada. Aga lähen veel kord siit tagasi 44. aastasse, sest praegusel hetkel, kui mina siin kõnelen kellaaja järgi, lehvis Pika Hermanni tornist sinimustvalge lipp. Eelmisel päeval veel oli selle lipule lisaks Saksa mereväe lipp, millegipärast öösel see arvatavasti koristati või siis ka 21. septembri hommikul. Nii et keskpäeval on dateeritud täpselt ära, et seal lehvis sinimustvalge lipp. Seda õhtul enam ei langetatud, sest ei olnud teada, millal esimesed venelased Tallinna õivavad. Ja see lehvis seal kuni 22. septembri vist keskpäevani või natuke hiljem, kui Nõukogude okupandid selle maha võtsid, mitte ei lasknud kuulipildujast maha, nagu võis ekslitult eelmine kord ühe ajaloolase poolt Porkuni ajalookonverentsil kuulda. Ma kutsusin teda korrale hiljem. See ei vasta tõele. 41. aastal küll sakslased lasid, kas siis laeva flakist on üks versioon, aga teine versioon on ka madalalt lendas hävitud lennuk üle ja lasi selle 41. aastal siis selle punalipu sealt maha ja
venelased millegipärast tahtsid õigustada ennast või ennast paremini kõvade meestena näidata, mida nad tegelikult ei olnud, nii et see lipp tõmmati sealt alla. 90. alguses see vant, kes selle alla tõmbas, umbkeelne venelane, elas siin ja nägi lauluväljakul nii palju selle fašistliku riigi lippe, mille tema oli sealt septembris siis 22.44 alla võtnud, sest nii oli öelnud talle üks Eesti laskurkorpuse mees, kui ta oli küsinud, et miks sellel kolmevärvise lipul ei ole A-kristi. Noh, mis siis tähendab elada vabastajana 40 aastat või 50 aastat siin maa peal ja ei tea oma maa ega rahva ajalugu. No oled vabastaja. Nii et selline on Eesti rahva ajalugu, muidugi ka paha sõna väliseesti, aga ka väliseestis on veel mõned leegioni mehed järgi, kes on ka olnud veel Soome poisid. Nii et meil on veel täna 81 aastat tagasi neid mehi, kes võitlesid Eesti eest Jüri Uluotsa kutsel. Ja nendele meestele ma teen igal juhul sügava kummarduse ja meiega täna oma pärja ei pane siia lepituseks, sest pronkssõduri asemele mul on soovitus järgmisele peaministrile see sealt ära koristada ja sinna kivimüüri ette panna valge lepitusrist, et kõik viiksid sinna lilli, kummardaksid lepituseks ja paluksid Eesti rahvalt ja Ukraina rahvalt andeks kõik selle, mis nad on teinud. Venelased alates Ukrainast sealt 1917. aastast alates vabandaksid ja paluksid. Ja selline peaks olema Eesti rahva ühine seisukoht. Ja muidugi Eesti rahvas ei pea seda 5,2% oma territooriumist, mis asub teinepool Narva jõge, pean silmas siis Narva jõe taguseid 3 valda ja Petserimaad ära kinkima, vaid olema aumehed, nii nagu on jaapanlased. Teatavasti seltsimees Medvedev käis Jaapanis omal ajal, kui ta oli Venemaa president ja pakkus jaapanlastele, et teeme Kuriili saaretega 50-50, et 2 võtame omale ja 2 anname teile tagasi. Aga jaapanlased ütlesid, ei, me oleme aumehed, meiega ei ole mõtet kaubelda. 4 võtsid ära, 4 annate tagasi. Ja nii peaks olema ka Eesti rahva seisukoht, et me ei kingi seda maad ära seal Narva jõe taga või Petserimaal. Ja me ei tunnusta ka selle okupeerimist nii, nagu me ei tunnusta okupeerimist, Ukraina territooriumite okupeerimist täna. Nii et elagu need sõjamehed, kes tänasel minutil, tunnil seal Ukrainas võitlevad nende Nõukogude okupantide vastu, sest nad on samasugused kangelased nagu nii need, kes siin võitlesid 81 aastat tagasi. Aitäh teile kõigile, kes te olete täna siia tulnud Eesti armee vormis austamas ja kes te Eesti armee vormi ei rüveta ega ei käi seal Nikolai Trankmani ja tema seltsimeestele lilli viimas. Elagu vaba Eesti! Täname sõnavõtjaid. Asume mälestuspärgade kimpude asetamise juurde ja anname jälle eesõiguse Tapa vallavanemale härra Riho Tellile. Ole hea. Tiit Põder Vabadusvõitlejate Liidu poolt. Asetage.
Virumaa klubi härra Ants Ilm. Eesti Leegioni sõprade klubi. Väike-Maarja vald. Vallavanem Indrek Keskküla ja Hanno Tamm. Me mälestame Porkuli lahingus langenuid Väike-Maarja valla poolt. Räägi mulle ajast, räägi mulle ruumist, räägi sellest juulist, mille kohta käib üks loll legend, nagu meie ise oleks tapnud end. Need on Hando Rundeli luuleread, mis võtavad kokku propaganda Nõukogude Liidus. Vistla memoriaali peaskulptuur sümboliseerib lõhet, mille Nõukogude Liidu okupatsioon 85 aastat tagasi Eesti ühiskonda lõi. 30 000 noort meest jõudis Nõukogude Liit mobiliseerida 41. aastal sõjaväkke ja saatis nad nälgima Uraali metsadesse tööpataljoni. Hiljem sõjas Eesti korpuses oli nende ainuke soov jõuda koju. Juunikommunistid käisid haiglas vaatamas haavatud korpuse mehi ja rääkisid neile: meie korraldame Eestis võimu ja kõige tähtsam, meil ei tule kolhoose. Need on täpsed ajaloolised andmed ja Olga Lauristini sõnad haavatule. Eesti Leegioni Saksa võim poolt mobiliseeritud võitlesid tões ja usus
nagu vabadussõjas isa vaenlase vastu. Nad ütlesid, vorm on vale, aga vaenlane on õige. Porkuni lahingus langenud ei saanud iial teada Molotov-Ribbentropi pakti lepinguosaliste maailmavalutusplaanidest ja pakti salaprotokollidest Ida-Euroopa jagamiseks omavahel. Selline on väikerahvaste saatus. Ühendav rist vistlaskultuuris ühendab meid ja aitab Eestis elu edasi viia. Täname kõiki, kes aastakümneid on pidanud pühaks Porkuni lahingus langenute mälestust. Olge head, asetagem siis oma mälestuskimbud, lilled, küünlad siia mälestusmärgi jalamile. Olge head. Tulemas näen Tammsalu muuseumit. Olge head, Toivo Allik ja Rein Tali. Kaitseliitlane härra Põllu koos 2 lapsega. Esineb teile solist Indrek Jurtšenko palve.
meie mees Indrek Jurtšenko versus Tõnis Mägi. Aga nüüd kutsub Naiskodukaitse meid seal laudade juurde ühissuppi maitsma. Seal on ka laua peal raamatuid müügil, nii et olge lahkesti sinnapoole liikumas ja täname kõiki osalejaid tänasel kenal päikselisel 21. septembri päeval. Aitäh! Jumala hea. see kommunistide